ette, ära nüüd kuhugi mine, sellepärast et sa saad teada asju, mida sa varem pole elus teadnud. Tere! Mina olen niiditõmbaja, härra niiditõmbaja. Te pole ilmselt minust varem kuulnud ja see on täiesti normaalne, sest see on minu tööülesanne olla märkamatu. Aga nüüd ma pean ennast avalikustama, sest olukord on tõsine. Ma olen saanud punase signaali, sest nagu näete, tuba ongi punane. K32-lt ehk hammaste eest vastutavalt riiklikult salateenistusorganisatsioonilt, kelle jaoks ma töötan. Õnneks ma ütlesin seda nime nii kiiresti, et see ei jõudnud kuulata, kelle jaoks ma töötan. Olukord on tõsine. Rahvusvaheline kurikael härra Kaarjes on jätkuvalt liikvel ja minu ülesandeks on ta peatada. Kuula järgnevat juttu hoolega, sest ma räägin seda ainult ühe korra. Tegelikult tegu on videoga, seega ilmselt sa vaatad seda veel, jagad sotsiaalmeedias, näitad lastele, mis on väga oluline tegelikult, ma arvan selle video puhul. Igal juhul, räägime asjast. Kas teadsid, et ainult 1% eestlastest kasutab hambaniiti, mis ülejäänud 99% teevad? Loodame, et pesevad hambaid. Aga hammaste pesemine on ainult 60% hammaste puhastamisest. Hambaniit teeb ära ülejäänud 40%. Mis juhtub toiduosakestega hammaste vahel? Nad hakkavad lagunema nagu biojäätmed kompostikastis. Kas teadsid, et hambaniiti tuleb kasutada enne hammaste pesu? Vastasel juhul tõmbad sa muidu pärast pesu toiduosakesed uuesti hammaste peale ja nad hakkavad seal öösel lagunema. Me oleme küll õppimises kõige tublimad maailmas, aga hammaste niiditamises 133. kohal koos Kongo Demokraatliku Vabariigiga. Ja see on kurb statistika. Aga kuna me oleme õppimises nii tublid, siis tundub, et me ei ole lihtsalt niiditamist veel õppinud. Kuidas niiditada? Ma näitan teile.